Tere, head inimesed! Täna me oleme siin stuudios jälle mitmekesi ja näitan teile kohe, kes siin stuudios on. 2 tuttavat meest, Antti Kukela ja Kristjan Moora. Nii et tere tulemast taas siia. Tere. Hea on teid jälle näha ja kui teie juba siin stuudios olete, siis on midagi käimas, eks ole. Mõnedele inimestele te olete, ütleme selline, kuidas nüüd öelda, selline ora kuskil. Ja nüüd meil tulebki sellest juttu. Eelmine saade oli meil juttu tuuleparkidest, on ju. Ja me rääkisime, sina Antti, seal oli juttu kogu sellest meditsiinilise poole pealt vist, oli ju nii? Jah, tuuleparkidest ja sellest, ütleme siis müranormatiividest ja sellest mõõtemetoodikast ka, eks ole, mis ei ole nagu kaasaegne ja tänapäeva teadusele vastav. Täna osaliselt jätkame selle teemaga, eks ole, nii et. Jah. Ja me võiksime siis alustada näiteks meie viimasest arupärimisest Saaremaa vallavanemale, millega siis Saaremaa vallavanem osaliselt vastas. See oli siis Saaremaa vallavolikogu 27. veebruaril toimunud istungil. Ja me siis üle hulga aja kasutasime võimalust nii, et vallavanem pidi meie arupärimistele vastama nii kirjalikult kui suuliselt. Aga see suuline vastus muidugi kõikidele küsimustele vastust ei andnud. Me oleme ikkagi selles olukorras, kus mõned usuvad seda, mida neile räägitakse, nimetavad seda teaduse usuks ja ei taha sugugi uskuda seda, mida siis rahvusvahelised teadlased reaalselt selgitavad. Ja kahjuks Saaremaa vallavalitsus on endiselt veel seda meelt, et arendajate poolt neile esitatud väited, et tuulegeneraatoritest leviv infraheli ei ole kahjulik tervisele. Ja samadel tulemusteni üritab siis jõuda ka Terviseamet. Meil see vaidlus jätkub. Teadlased uurivad ja põhjendavad seda, mis nad avastavad. Inimesed kaebavad oma tervisemurede üle, aga inimesed, kes siis on otsustanud raha teenida tuulikute rajamisega, ei taha veel kuulda võtta. Esimene otsus ju tegelikult tehti nüüd hiljuti. Valitsus, kus tehti siis koalitsiooni erakondade juhtide poolt otsus 2,6 miljardi eraldamiseks meretuuleparkide ehitamiseks, võttis selle otsuse tagasi, sest sellel ei olnud ka majanduslikult mitte mingeid põhjendusi, miks see Eestile kasulik on. Aga tervisemõjude osas me veel kaugele jõudnud ei ole. Me võtame selle teema täna läbi, aga alustaks sellest valla volikogu istungist, kus siis arupärimisele vastas vallavanem ja vallavolikogu esimees siis juhtis istungit, et võiks vaadata ühte väikest klippi, mis sealt kosta oli. Nii. Panen käima ja siis... Pane. Sõbrad, aga kui me nüüd ei saa praegu rohkem edasi, siis me selle teema tõmbame praegu kokku. Ma võin siin paari küsimusest ära kommenteerida. Üks ettepanek, mis siin oli, et tuleb küsida rahva kõrgem võimu nõusolekut, tuuleenergeetika plaanide teostamisel muutub. See üldplaneering ongi volikogu kehtestada ja kinnitada. Et me ei küsi üldplaneeringule, ei küsi ka iga Saaremaa valla kodaniku arvamust. Volikogu võtab vastu ja kehtestab üldplaneeringu. Volikogu on valitud rahva poolt. Kui volikogu pole ka demokraatlik organisatsioon, siis ma ei tea, mis asi on päris ausalt. Ehk et minna igat asja küsima rahva käest, kui tegelikult volinikud ja saadikud, see ongi ju meie asi siin neid asju otsustada. Või siis antud juhul teie asi, kes te olete volikogu liikmed. Ja mina ütlen veel kord, üldplaneering on asi, mille kehtestab päeva lõpuks volikogu ja volikogu koalitsiooni või mis iganes volikogu häälte enamus tähendab, esindabki ju tegelikult ju rahva tahet meil siin. Kas Kristjan Mooral oli küsimus? Jaa. Vormista küsimus suuliselt. Küsimus lihtne, et nüüd nendes 2 osavallas, Leisis ja Pöides, kus ühes on siis 3 ja teises 1 võimalik tuulepargi ala valla poolt määratud, on osavallakogud ka demokraatlikult oma otsuseid teinud. Et nad ei soovi seda oma valla territooriumile. Kui palju siis selline demokraatlik otsus praegu teid mõjutab või ei mõjuta üldse? Ikka mõjutab ja see kõik arvamused, mis on tulnud osavalla kogudest, me vaatame need läbi, me ka kaalume neid
ja päeva lõpuks ega see, millega valitsus kokku joonistab, ei tähenda seda, et mis volikogu päeva lõpuks ka vastu võtab. Ega need debatid alles tegelikult ju tulevad. Täna oli eskiisi avalikustamine, nüüd uus koosseis saab võtta vastu selle üldplaneeringu, võtab vastu ja suunab avalikul väljapanekule ja seal on need alad juba täpsustatud, seal loodetavasti selleks hetkeks on olemas ka riiklikult tehtud uuringud ja seal on järgmine koht, kus saab tegelikult avaldada arvamust ja seal me oleme ehk ka Eesti normide ja Eesti uuringute põhja targemad ja saame võib-olla need näitavadki ära, et ei tohigi teha ühtegi maismaa tuuleparki. Siis nii on. Aga täna, ma ütlen veel kord, Eestis meie hinnangul ei ole selliseid pädevaid uuringuid, mille alusel me suudaksime öelda, et see ongi ohtlik ja et need tuleb nuineljaks välja võtta, seda enam, et me oleme täna täiesti kindel, kui täna ilma põhjalike uuringute või uuringuteta me lähme neid tuulikualasi välja võtma, siis riik meil üldplaneeringut ära ka ei kinnita. Sest maakonnaplaneering näeb seda ette ja riigi üldine suunis näeb ka neid ette. Nii, Aare Rüütel on käsi üleval. Aare, kas on küsimus? Nii. No mul oli ajal ära seal volikogu istungil ja ma pikki küsimusi ei saanud esitada. Täna natukene on ajal tagasi tulnud ja püüame siin saate lõpuni vastu pidada. Aga vallavanema vastusest, mis me siis aru saime, Nii. osavalla kogu otsus ei tähenda midagi, kui pole uuringuid tehtud. Ehk siis uuringud, mis on väga kallid, kas siis üks või teine või kolmas ala tuulepargi esitamiseks sobib, vald on siin tellinud ikkagi neid uuringuid sadade tuhandete eest ja praegugi mingi 30 000 uuringu nende 4 ala suhtes alustas. Mis seal nii palju kallist on? Sellepärast, et need, kes siis väidavad, et nad on eksperdid ja ühesõnaga kõik siin ju rahva raha ja nüüd, kui vald lähtuks 2 osavallakogu otsustest, mille territooriumile neid tahetakse panna, siis meie ettepanek oli kuulake, mida rahvas ütleb, jätke see raha kulutamata, riigil on niigi raha vähe, vallal ka, miks me peaksime tellima neid hirmkalleid uuringuid, kui kohalik rahvas ütleb selge sõnaga, et me ei taha, palun võtke need alad välja. Ja nüüd vallavanem väidab vastu, et ei, muidu nende planeeringut ei kinnitata ära. Aga milleks on vaja kinnitada planeeringut, mida rahvas ei taha. Ja selles vastuolus me täna elame, kus Saaremaa vald keeldub rahva tahet täitmast, väidab, et selle tahte avaldab siis aasta pärast valitav uus vallavolikogu ja täidab tegelikult neile arendajate ja riigi poolt antud käske, mis tahes uuringute ja raha kulutamiseks, vajalike planeeringute tegemiseks, mida rahvas tegelikult ei taha. Nii et selline vastuolu on siin väga selge ja eks me teeme siis oma uuringuid ise, kuna reaalsus on ju selles, et tõepoolest ma seal samal volikogu istungil selgitasin ka kõigile vallavalitsuse ja volikogu liikmetele. Anti oli kaasatud, me andsime võimaluse neile esitada küsimusi Antile. Keegi seda küsimuse võimalust kasutada ei tahtnud ja nende veendumus on see, et kui Eesti riik ei ole kinnitanud, et tuulikud on ohtlikud, et siis on need järelikult ohutud. Ja meie soovitame lähtuda ettevaatusprintsiibist ja meil on üks teine eelnõu ka tehtud siin saarlaste algatusel, mis siis on üle antud Riigikogule. Ma loen see anti üle jaanuaris ja seal on niisugune lihtne eelnõu. Riigikogu otsusele ettepaneku tegemine Vabariigi valitsusele peatada ajutiselt kõigi tuuleparkidega seoses algatatud planeeringute menetlemine edasi lükkava tähtajaga kuni ajakohastatud infraheli mõõtmiste metoodika ja selle helirõhutasemete piirväärtuste kehtestamiseni. Ehk siis lähtudes Riigikogu kodu- ja töökorralduse seaduse paragrahv 154 lõikest 1 teeb Riigikogu Vabariigi valitsusele ettepaneku peatada ajutiselt kõigi tuuleparkidega seoses algatatud planeeringute menetlemine ja edasi lükkava tähtajaga kuni ajakohastatud infraheli mõõtmiste metoodika ja selle helirõhutasemete piirväärtuste kehtestamiseni. Neid helirõhutasemeid ei ole, piirväärtuseid ei ole, olemasolevaid normatiive ei ole ja Sotsiaalministeerium mingi info põhjal on küll alustanud nende normatiivide kehtestamise, aga oleme jõudnud jälle olukorda, kus täpselt nii nagu ka elektromagnetilise kiirguse puhul, näiteks 5G,
kasutuselevõtul küsitakse siis ekspertarvamust arendajatelt, kes on huvitatud ise nende tehnika nii-öelda käiku panemisest ja riigi poolt meil sisuliselt uuringuid tehtud ei ole. Ma põhjendasin ka volikogu istungil, miks ei ole, et esiteks on infraheli uuringud olnud rahvusvaheliselt salastatud, neid on kasutatud sõjalisteks eesmärkideks, on olemas infraheli relvad ja tavalises tsiviilmeditsiinis ja heli uuringutes seda ei kasutatud. Eestis ei ole üldse kasutatud, meil puuduvad üldse tehnikad ja sellepärast me oleme kaasanud neid rahvusvahelisi teadlasi, keda on võimalik saada Uus-Meremaalt ja Portugalist ja kus need teaduse tegemised ka selles valdkonnas on olnud vabamad, ei ole olnud sõjaliste piirangutega ja riigisaladuslike piirangutega, aga et me siis Eestist nüüd inimeste käest, kes asjast üldse midagi ei tea, saaksime mingi eksperthinnangu, see on niisugune usume teadust jutt järjekordselt, mis kahjuks tulemust ei anna. Aga meil on esitatud ka sellele samale Riigikogu otsuse eelnõule lisaks ikkagi pikk seletuskiri ja hulk rahvusvaheliste teadlaste poolt meile antud uuringuid, mis on ka üle antud, mis on hulgal lehekülgedel ja käsitlevad siis otseselt Eestis juba olemasolevate tuuleparkide, näiteks Sopi, Tootsi ja Saarde mõjusid ja käsitlevad just nimelt seda infraheli mõju, mida siis alles äsja Terviseameti tehtud uuring ei kinnitanud, sest et neil polegi seadmeid, millega seda mõõta ja nende senine metoodika ei võimaldagi seda mõõta, nii et me oleme ikka samas kohas, esitame neid põhjendusi uuesti ja me võiksime praegu anname sõna Antile ja võiksime vaadata ühte niisugust koduvideot, mis näiteks aknaklaasile, mis on siis 8 kilomeetri kaugusel oma kodumajas sees, pandud mobiiltelefonigagi on võimalik fikseerida, kui sinna vastav äpp laadida, nii et see heli rõhk tuleb muidugi ka õhu kaudu, aga levib ka pinnase kaudu, nii et inimeste elumajad vibreerivad sellega kaasa ja see kaasa vibreerimise sagedus on just alla 20 hertsi, selle kõige kõrgemad näitajad on just 1-2 kuni 4 hertsi juures, see on see, mida Terviseamet ei ole mõõtnud ja mis siis ka kõige rohkem neid tervisehädasid inimestel põhjustab. Et Anti, kas räägid või me näitame seda? Äkki sa, Valter, paned selle peale, ma võin sinna juurde rääkida. Ja siin on nüüd siis see Saarde valla elaniku telefonis näha siis see, et alla laaditud äppi või vahendusel ja siin on näha siis horisontaalteljel, eks ole, seal all on näha ülemises graafikus 10, 20 kuni 20 hertsini, aga peamine on alla 6 hertsi ja peamine on 2 hertsi juurde. Ja see lainetus, mis seal on, eks ole, näha selline punakas, sinakas, kollakas lainetus, vot see on siis nagu see heli tugevus, eks ole, ja näeme, et helirõhk ja seal on näha, et alla 2, ülevalt poolt tuleb jälle siis 2, 4, 6, eks ole, need on hertsid, ehk siis see helisagedus ja see kõige suuremad kõikumised ongi, mis tähendab siis see kõige suurem heli, mis on, räägime siis helienergiast, kuna see on kõrvale kuuldamatu sagedus, langebki sinna siis alla 2 hertsi ja see sobib väga hästi jälle kokku nii kutsutud tuugenite akustilise signatuuriga, mis langeb valdavalt siis sagedusse alla 1 ja just sinna kanti. Ja see nüüd näitab ära seda, et telefon on pandud vastu akent ja nii aken ja tõenäoliselt ka kogu maja vibreerib kaasa siis rütmiliselt mingisuguse sellise vibratsiooni tekitajaga rütmiliselt. Sa võid seal uuesti käima panna, et me näeme, et seal on selge rütm ja kuskil alumisel graafikul on näha siis natuke alla 20 hertsi on veel üks selline kõrgete sakkidega piirkond. Seal ongi see, et see vasak serv on alla 20 hertsi ja praktiliselt on siis selle 2 hertsi juures ainult. Ja see on tõenäoliselt, teadlased ütlevad, et kuskil 20 hertsi juures tekib uus selline, ütleme siis, selline kõrgete sakkide piirkond ja see tõenäoliselt on selle kondli tööst tingitud. Kondel on siis see, kus tiiviku lavad kokku saavad ja kus on see mootor, eks ole.
jah, ja nii. me võime siit ka nüüd avalikustati Utilitase poolt tellitud mürauuring Saarde vallas ja kui sa nüüd... Mida Terviseamet teostas? Jah, Terviseameti siis mõõtelabor teostas selle. Ma kohe panen selle siia. No näed, palun. Nii, panen selle peale. Jah, see tehti eelmise aasta detsembris. Siin aruanne avaldati siis eelmise aasta detsembris ka ja nüüd avalikustati siis see Utilitase koduleheküljel ja ma olen sellega tutvunud. Siin on näha ka see aparatuur, mida on kasutatud, aga jätame selle sinna paika, et siin on, me ei tea, kas see on taadeldud, mis tähendab seda, et see oleks töökõlbulik, eks ole, et see näitab neid numbreid, mida peaks näitama, et vastab näiteks, kui see on müra mõõtmiseks, et ta suudab adekvaatselt peegeldada siis keskkonnas olevat akustilist energiat. Siin on küll öeldud kalibreeritud, aga tõenäoliselt on mõeldud siis taatlemist, eks ole, mis näitab, et masin on kasutuskõlbulik ja töökorras. Et kalibreeritakse enne igat mõõtmist, siin on need akustilised kalibraatorid, mis tähendabki seda, et sellega kalibreeritakse seirejaamad vahetult enne mõõtmisi ära. Aga see on, seda saab juurde küsida, et mis selle kalibreerimisega seal mõeldud on. Ja siin ei ole ära toodud nüüd tuule, mis suunas tuul on puhunud ja kui tugev on tuul olnud. Siin on küll näidatud kaugused, eks ole, aga lähme nüüd sellise asja juurde, mida nüüd siis need samad rahvusvahelised, ütleme siis teadlaste grupp, see IARO teadlaste grupp on välja toonud, et milles peitub see kõige olulisem viga tänapäevaste mõõtemeetodite juures on see sama siin nüüd kollasega, et püsiva tasemega infraheli G-korrigeeritud helirõhu taseme piirväärtused. Ühesõnaga, et see mõõtmised infraheli ja madala sagedusega heli diapasoonis on tehtud G-korrigeeritud mõõtemetoodikaga ja ma näitan siit, mida see tähendab, siis saavad kõik aru, siin on nüüd kasutatud G-korrektsiooni, see punane ala on G-korrektsiooniga ehk G-filtriga mõõtmine ja siin on näha, et vaadake siin üleval on roosa, eks ole, et see roosa on korrigeerimata ilma filtriteta mõõtmine ja see näitab reaalselt akustilise energia hulka keskkonnas. Ja siin me näeme ka, et siin on mõõdetud, nüüd vaatame, mida siin mõõdetud oli. Mõõdetud midagi, mis näitab, et madal sageduslikul, ütleme siin alla 10 hertsi sagedusel on siin helirõhu tase olnud 50 juures. Eestis kehtiv metoodika kasutab A-korrektsiooni ehk see tumedad tulbad. Me näeme siin, et 800 hertsist allapoole hakkab tulema väga suur mõõteviga sisse. Oota, aga miks nad seda korrigeerivad siis seal? See on ajalooliselt kujunenud välja, kuna kõik need piirnormid, mis Eestis kehtivad ka mujal valdavalt maailmas. Erandina võib tuua näiteks Vene Föderatsiooni, kus on eraldi piirnormid infrahelile alates 2 hertsist, et venelased on selles osas väga palju uuringut teinud ja nad on aru saanud, et infraheli võib inimese tervist kahjustada, mitte kuulmist, aga inimese tervist. Ja siin on... Viitasin, mis tõttu nad neid uuringuid on teinud ja nad on kasutanud ka neid infrahelirelvi. Et seal on ka oma taust ja tagama. Ja siis üks on see A-korrektsioon ehk A-filter, mis on mõeldud puhtalt kuulmisfunktsiooni kontrolliks ja siis on võetud hiljem kasutusele madalsagedusliku siis selle akustilise energia mõõtmiseks G-filter, see on nüüd näha see punane. Aga G-filtriga on see probleem, et ta kas üle või alahindab seda sama madalsagedusliku akustilise energia hulka ja ainukese õige lugemine annab ta kuskil siin 30 hertsi peal ja 10 hertsi peal. Aga kui me lähme siit 10 allapoole, siis on näha tegelik akustilise energia hulk on siin 50 peal, aga G-filtriga mõõtes, ütleme, kui me tuleme 1 peale välja, siis see G-filtri või korrektsiooniga näitab meile annab 10 hertsi, kuna siin on tegemist logaritmilise skaalaga, eks ole, see ei tähenda, et ta on 50 ja 10
et see on kordades, see tuleb tohutult suur mõtteviga ja nüüd tuleme tagasi selle saardes teostatud mõõtemetoodika juurde. Siin on kasutatud infraheli mõõtmiseks G-korrigeeritud mõõtemetoodikat, mis annab suure mõõtevea ja siin, ja ma tooksin juurde, siin on väga tore. Oota, aga ma lihtsalt küsin ühe vahele. Tähendab, et see miks, siin tekib kohe küsimus, miks? Tähendab, et see mõõteseade ikkagi on võimeline mõõtma seda seal roosat ala või? Jaa. On ju, kui see filter ära võtta. Kui filter ära võtta, siis on filtreerimata mõõtemetoodika ja see on võimalik teha. See on nagu normaalne. Ja. No, aga miks seda... Siin on üks asi veel, mida see eelmine graafika nii ei näidanud. Ta näitab ju mingit taset. Aga me vaatasime äsja seda nii-öelda aja jooksul pulseeruvat taset. Ja selline üks väljatrükk ühest hetkest ei näita seda võnke amplituudi, mis siis tekib just eriti tuulikute vaba möödumisel sellest mastist. Need samad mõõteseadmed järelikult on võimelised seda eriti madalat sagedust ka siis. No teoreetselt on, aga praktiliselt ei ole seda kasutatud. Ja ma näitaks, üks moment ma panen selle, et siis ei ole sellist inimestel ei hakka pea ringi käima selle peale, et ma siin vean seda üles alla. Ma näitan kohe, et milline on siis see erinevus selles pildis, et mida on võimalik, kuidas on võimalik mõõta, nüüd sa võid panna selle, kuidas on võimalik mõõta ja millist tulemust on võimalik saada, kui me kasutame kaasaegset mõõtemetoodikat, mis annab väga suure nii ajalise lahutusvõime, ma näitan nüüd siin vean noolega, sellel parempoolsetel graafikutel all on ajaline lahutusvõime. Siis siin külje peal on, vaatame, nüüd ma teen natuke suuremaks, et ma ise mingit jama ja siin on, eks ole, siin on sagedus, vabandust, siin on sagedus ja siin on siis see heli tugevus ehk helirõhk. Et kaasaegne mõõtemetoodika annab meile väga suure nii ajalise kui ka sagedusliku lahutusvõime. Et me näeme, et selle peal on nüüd näha siin keskmise selle pildi peal, siin all on sekundites aeg, et sekundi täpsusega saab määrata helirõhku. See, mida meie Eestis kehtiv mõõtemetoodika annab nüüd, see on siin vasakupoolsel pildil, ta annabki sellised tulbad, kuigi selles Saarde valla tehtud mõõdistustes, seal on nüüd kasutatud küll minuti täpsusega ajalist lahutusvõimet, aga see siin, mis on tavaliselt olnud, on olnud 10-minutilise keskmisega. Ja kui me näeme nüüd siin, eks ole, et see suudab välja sõeluda, seda kaasaegne mõõtemetoodika suudab välja sõeluda siit, ütleme nüüd, siin on need sakid 5-6 hertsist allapoole, sellised sakid, millel on punased mummud otsas. Selle asja nimi ongi tuugeni akustiline signatuur, siis meil Eestis kehtiv mõõtemetoodika seda välja tuua ei saa. Ühesõnaga, meil oleks võimalus hinnata ja analüüsida tuugenite tekitatud akustilise heli iseloomu mikroskoobi täpsusega. Eestis ja teistes riikides eelistatakse kasutada selle asemel suurendusklaasi täpsust. Ja see, miks seda on tehtud, see on ajalooliselt, keegi ei ole paha, eks ole, et kuna need metoodikad on paika loksunud siis, kui kõige olulisem oli peeti kõige olulisemaks, inimese kuulmise kaitsmist mürakahjustuste eest. Tuugeni tehnoloogia on tulnud hiljem ja ma tooks siia juurde ka, et nüüd selle sama Saarde valla mõõtmise peale, nüüd peale avalikustamist oli Pärnu Postimehes üleeile avaldatud artiklis, eks ole, siis Terviseameti, et ma panen siia noole juurde, Terviseameti peadirektori asetäitja Marianne Härma ütles, et Saarde tuulepargi tekitatava müratasemed on nüüd teada ning nende andmete põhjal ei ole Terviseametil põhjust kahtlustada inimesse tervisele ohtlikku mõju. Et kogu minu lugupidamise juures Terviseameti peadirektori asetäitja Härma suhtes ajab ta sassi siin kaks asja, ta räägib üks asi on mürast ja siis räägib sellest, et sellel ei ole ohtlikku mõju inimese tervisele, et
proua Härma räägib siin müra mõjust kuulmisele, eks ole. Ta ei ütle midagi sellest, et see müra võiks põhjustada kuidas mõjub siis kuuldamatu müra inimese tervisele, sest kogu see mõõtemetoodika, mis siin on kasutatud, on fokusseeritud kuuldava müra registreerimisele. Ja tuua siit selliseid väiteid välja, et see müra uuring ei kujuta ohtu tervisele, see ei pea paika. Sellel ei ole mingit põhjendust. No, seda ei saa väita nende uuringute alusel. No tähendab, reaalne elu näitab midagi muud ju. Inimesed Saarde vallas on haiged, nüüd me vaatasime, eks ole, seda äppi, mida kohalik elanik on siis seal filminud oma telefonist. Kõikidel Saarde valla inimestel on võimalus seda järgi teha, laadida see äpp alla ja vaadata, kuidas nende maja vibreerib. Julgemad võivad tõmmata selga endale mingisugune plekist vihmakeebi, panna vastu seda vihmakeepi, vaadata, kuidas nad ise vibreerivad, eks ole. Seda tähendab, tavaline mobiiltelefon on võimeline... Päris tavaline ei ole, aga ma arvan, nutitelefoni teatud versioonidel on see äpi allalaadimise võimalus olemas. No vot, et juba sellise tehnikaga saab ju selle ära tõestada, mida siin veel... Sa seal näed, et keskkond vibreerib, eks ole, see keskkonnas on helienergia ja see on mehaaniline võnkumine, eks ole, mida ongi siis see madalsagedusliku või infraheli puhul inimese kõrv ei taju, aga keha tajub. Ja see on 8 kilomeetri kaugus. Ja keha reageerib sellele haiguslike muutustega. No vot, siin ongi küsimus, et tähendab, mida siin veel vaielda siis selle üle, et kas möödetakse nii või naa, kui reaalne elu näitab, et see mõjub tervisele halvasti, mida see seal möödad veel? Reaalses elus on seal inimesed haigeks jäänud ja ei leia abi. Et mõned on tahtnud ka oma korterid müüki panna ja Tootsis viimane andmete järgi oli 20 korterit müüki pandud, sest keegi ei taha elada seal. Ja, ma võin tuua siit näite. Mõni nädal tagasi toimus Terviseametis selle sama Marianne Härmaga kohtumine, kus ka mina olin Saarte maakogu esindajana. Saarte maakogu esindab siis Saaremaa põlisrahvaid, nende huve. Olin mina Saarte maakogu esindajana seal ja kus me siis esitasime ettepanekuid just nimelt müranormatiivide muutmise osas Eestis ja ettepanekuid ka terviseuuringute osas, mis puudutavad siis võimalike tuugenite tervisemõjusid, et need on saadetud ka Terviseametile kirjalikult Saarte maakogu poolt ja vastuseid nendele veel ei ole tulnud. Ja ma võin siin... No need olid siis nädal aega enne seda, kui ta ajalehes väitis, et kõik on korras, eks ole. Tegelikult on talle kogu informatsioon antud ja nüüd me jõuame selle järgmise teemani, et mida siis teha ametnikega, kes on saanud informatsiooni ja kes teadlikult valetavad. Sest praegu me umbes pool aastat oleme sellega tegelenud, et jaganud siis ametnikele informatsiooni, mis põhineb teadusuuringutel, mis põhineb vaatlustel ja mis põhineb inimeste haiguste tuvastamisel ja nad üritavad sellest mööda vaadata ja usuvad teadust. Ja samamoodi ka Saaremaa vallavanem ei taha sugugi uskuda seda, mida me meile räägime. Ootavad, et keegi kuskilt veel targem tuleb ja kinnitab, et see peaks olema mingi riiklik organisatsioon ja nüüd on näide, Terviseamet, riiklik organisatsioon. Neile on nädal aega varem kui eraldi kohtumisel antud kõik andmed ja nädal aega hiljem ajalehes ilmub, et kõik on korras. Et see ei saa kaua kesta loomulikult selline rahva petmine. Praegu oleme ikkagi jõudnud olukorda, kus rahvas oma rahulolematuses on lõhestunud. Meil on endiselt ju hulk inimesi veel siis, kes meie hulgas, kes tänaseni arvavad, et nende süstimine oli väga õige ja tark ja tahaksid veel võib-olla süsti saada, kui seda pakutakse. Aga suurem osa siiski rohkem ei taha. Ja nüüd selle kurioosum on see, et ametnikud võtavad kuidagi eriti kaua seda uut teadmist omaks. Nad on siiamaani töötanud palehigis mingite arenduste ja planeeringute tegemise nimel, kulutanud sinna miljoneid rahva raha ja nüüd osutub, et kõik on asjatu ja veel kahjulik ka. Ja nad ei taha seda ikka veel tunnistada. No, mida rutem nad seda tunnistavad, seda parem, eks ole. Meie väga rahulikult ja põhjendatult esitame oma argumente ja siis on vaja vaadata, kuidas see tööle hakkab. No, läänemaailmas USA-s piisas, eks ole, presidendi vahetusest ja mõne ministri vahetusest ja võeti rahastus tagant ära. Nüüd siin ei ole Euroopa tasandil van der Leyeni otsusega ikkagi tahetakse
nui neljaks selle rohepoliitikaga jätkata, aga ma arvan, et me jõuame ka lõpuks arusaamisele, et see viib meid hukule ja rohe- ja sõjapoliitika. aga no mõlemad, aga noh, väga pikka mööda tuleb see arusaamine. Ja ma ütleks siia juurde väga ilmeka ja kõneka asja, mille peale meie ametliku kohtumise lõppu Terviseameti peadirektori asetäitja Marianne Härma välja ütles veel, et sellele seltskonnale, kellega koos ma seal viibisin, ütles, et kui on tehtud poliitiline otsus, siis see sõidab üle kõigest, ka igasugustest teadusuuringutest, eks ole. Väga selge, eks ole, ja seda ütles välja ka nüüd Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk, ehkki meil on siis demokraatia, mida siis tema arusaamise järgi esindab valitud vallavolikogu, eks ole, et ühesõnaga inimesed annavad oma hääle ära, jäävad siis piltlikult öeldes oma häälest ilma ja meie otsustame edaspidi, eks ole, järgmiseks siia ma võiksin tuua võrdluseks, mis siis nagu tegelikult on, sest et ennem seda, kui meil nüüd veebruari lõpus volikogu toimus, siis volikogule saab esitada seaduseelnõusid. Ma juba tutvustasin Riigikogule tehtud otsuse eelnõud, millega siis proovitakse saada Riigikogult otsust, et teha valitsusele ettepanek peatada ajutiselt kõigi tuuleparkidega seoses algatatud planeeringute menetlemine edasi lükkava tähtaega, kuni ajakohastatud infraheli mõõtmise metoodika ja selle helirõhutasemete piirväärtused on kehtestatud. No, kas see protsess siis toimub või mitte, ma saan aru, et poliitilist käsku ei ole, siis ei tööta ka ministeerium ja see eelnõu on praegu majanduskomisjonis, kas ta nüüd Riigikokku jõuab või tapetakse ta seal komisjonis ära, on ise küsimus, vähemalt see eelnõu on Riigikogule esitatud. Me tegime siis teise eelnõu Saaremaa vallavolikogule, mida Mikk Tuisk ütleb, et on demokraatlik organ, ja saime ka vastuse volikogu esimehelt Jaanus Tamkivilt. Selle eelnõu me siis esitasime niimoodi aegsasti, et ta tuleks veebruari volikogu istungile, veebruari alguses, ja volikogu otsusel oli ka seletuskiri lisatud ja selle eesmärk oli selge, et siis samamoodi nagu Riigikogus Saaremaa valla volikogu võtaks ka ennetus- ja ettevaatusprintsiibist lähtuvalt otsuse peatada esialgu nende tuuleparkide rajamiseks vajalik menetlused, raha raiskamine ja võtta need planeeringud üldse Saaremaa valla üldplaneeringust välja. Aga mis siis vastas Saaremaa vallavolikogu esimees mulle juristi kaudu, tuleb välja, et volikogu ei saagi siin mingit otsust teha, sest otsustuspädevus planeeringute menetlemisel on volikogu otsusega antud edasi vallavalitsusele. Ja selles olukorras ei ole volikogule üldse mingit õigust seda teemat isegi päevakorda võtta. No tegelikult on, me võime ju muidugi teha siis järgmise eelnõu, millega me siis võtame selle eelmise otsuse maha. Aga te saate ise ka aru, et need inimesed, kes meil täna siin volikogus istuvad ja millele Mikk Tuisk vihjab, et pärast siis järgmisi valimisi nemad otsustavad, kas siis tuulikute planeeringud vastu võtta või mitte, on täna koalitsioonierakondade poolt ja hääletavad üksmeelselt siiani ükskõik mis eelnõude poolt neile poliitiliselt kästakse ja ega nad arstile või teadlasele küsimusi ei esita, sest et tundub, et see käib üle nende arusaamise läve. Aga see, et volikogu tegelikult otsuseid teha ei saa, selgus siis ka samaks volikogu istungiks. Ja neid sarnaseid otsuseid on siin järjest läbi surutud, mis tahes teemadel, võtta volikogu pädevusest vastava teema käsitlemine ära, anda kõik vallavalitsuse pädevusse ja me teame, et Riigikogul enam viimasel ajal ju mingit erilist pädevust isegi arutleda ei ole. Riigikogu võimalused seadustega midagi mõjutada on taandunud olematuseks, sellepärast, et kõik otsused tehakse valitsuse tasandil ja need, mis tehakse siis opositsiooni poolt Riigikogus, need ei jõua komisjonidest kaugemale. Vähemalt komisjoni jõudsid. Nii et me ootame ära, mis seal komisjonis siis otsustatakse. Ja Riigikogu on võimeline küll, kui ta uuesti, kui ta tahab. Kui ta pisut ümber formeerub, et see võib ka lähiajal tulla, aga ma nende rohepoliitika otsustega, mis siis tulevad Euroopa Liidust ja mis Euroopa Liidus on tulnud siiamaani veel käsk jätkata, ma kardan, et sellele nad vastu hakata veel siin ei julge. Aga see on küll see kõige keskne asi, et kui me mingite ideoloogiliste, punaste või roheliste ideoloogiate järel
rumalusi teeme, siis tulemuseks on see, kuhu me oleme jõudnud. Meie elektrihind on maailmas kõige kallim ja sündivus on maailmas vaata kõige väiksem ja ettevõtluse nii-öelda ütleme, allakäik on kõige kiirem. Ettevõtted hakkavad kolima juba Ameerikasse. Aga me ei tahaks siin kuskil ära kolida, tahaks edasi elada ja tahaks rumala poliitika asetada targema vastu, mis siis ka kuulab ja arvestab. Selleks on vaja ühte suurt muudatust valimissüsteemis. No ka seda on vaja, jah. Ega muidu vist ei ole üldse lootustki. No meil käis siin OSCE komisjon veebruaris, kuulas ära erinevad osapooled. Neid, kes olid e-hääletuse vastu, kuulati siis 45 minutit anti neile, teised said kõik kiita ennast terve päeva jooksul. Aga nüüd OSCE, mis esindab siis 57 riiki ja sealhulgas Venemaad. No väga huvitav oleks küll, et Venemaa OSCE osalisena meil siis e-hääletuse süsteemi selles OSCE otsuses vastu hääletaks, aga OSCE hääletab konsensuslikult, nii et kõik need 57 riiki peavad olema poolt, kui mingi otsus tehakse ja selle otsuseni jõudmine võtab alati väga kaua aega. Aga nüüd, kui me toome siia järgmise toreda teema, mis meil siin hiljuti ajalehtedes esile kerkis, kus meid kõiki siis Vene mingite toetajatena või millena kõik meelitatakse. See huvitav võrdlus ikkagi ongi see, et kui e-hääletus kehtib Venemaal ja Eestis ja meie ei taha e-hääletust, kuidas me siis saame Venemaa poolt olla? Mitte midagi ei ole. Aga kuidas siis need, kes seda e-hääletust toetavad, Venemaa vastu saavad olla? No nad ikkagi ilmselt mängivadki kokku kellegi juhtimisel. Ja see on see, millest me tõesti peaksime vabanema võimalikult ruttu. Ma vaatan, et kas see on siit Delfi esilehelt kadunud juba või? No vahet pole, aga see skeem, mis seal joonistati, vähemalt minu nägu oli seal artiklis ka üleval. Sinu nägu oli eraldi veel üleval? Oli veel eraldi üleval, jah. Ma siis... Aga sina sellesse ringi nagu ei... Sinna ringi pandi siis meie põlisrahva esinduskogu maarahvas logo. Ja kuna seda kasutati meelevaldselt ja meiega kooskõlastamatult, siis on praegu Delfi meedia saanud hagi 30 000 eurose, kuna kasutasid seda ka meie laimamiseks ja meie nii-öelda põhjendamatult esiteks ilma loata ja teiseks otseselt meie laimamiseks, mis tekitab suurt majanduslikku ja moraalset kahju ja selliste artiklite kirjutajad peavad lõpuks vastutama selle eest, mida nad teevad. Nii. Ja me selle nõude juures oleme väga tõsiselt asja ette võtnud. Jah, nii et siin Vene agendid siis kõik. No see on see süüdistus, jah, mille nad peavad siis kas tõestama või siis trahvi maksma. No vot, selline on see huvitav, et me elame nagu imelikul ajal, praegu me oleme nagu läänemaailm on ka nagu kaheks, on ju? No läänemaailm, jah, ma ei tea, kus see lääs algab ja kus see ida. Et meie siin, vähemalt on tore, et meid siiski arvati Põhja-Euroopasse. Isegi Venemaa kaartidel me oleme Põhja-Euroopas ja need poliitilised arutelud, mis käivad Ida-Euroopa üle, käivad tegelikult meist altpoolt mööda. Jah, vaata, siin on Anti, sa oled siin ka. Ja praegu vist tuli mingisugune direktiiv juba, mis on vaja ka vastu võtta vist Eestile, et nõukogudes peavad olema kõik need toredad vähemused sees. Need 24 ja rohkem. Jah, no, Eestis 24 neid. Ega see hullus ei ole peatatud, ei mina ei tea, ega hulludega ei tasu pikalt rääkida, eks ole. Sellest ei saa keegi targemaks. Aga kahjuks see hullus ajab üle ääre ja see ongi see Euroopa õnnetus, kus me praegu elame, millest me vabanema peaksime. Ja paratamatult ta veel jõuab mingi aja jooksul mingite eelnõudena Euroopast tulevatena me igapäeva ellu. Ja sellest kõigest vabanemine tõesti, hädasti on vaja erakorralisi valimisi, midagi ei ole teha. Jah, teile ilmselt mõlemale jäi silma siin nüüd üks
üks vist eelnõu, mis tuli jälle, oli see, et kuidas reguleerida siis kütteviisi ja toasoojust. Kas see ka veel, jah? Ja kuidas maksustada. Kuidas maksustada toasoojust. Kuidas maksustada veokite ja maja kütmist ja kõike muud, eks ole, et raha tegelikult riigikassast on otsas. Ja need paanilised katsed nagu rahva käest raha veel välja pigistada, ega nad sellest ukotusest ei pääse, kui miljardite kaupa pumbotakse seda raha kellegi teise taskusse ja mitte rahva huvidest lähtuvalt. Kui Saaremaa vald teeb sadade tuhandete eest planeeringuid, mida tegelikult ei ole vaja teha, mida rahvas ütleb, et ärge tehke, et nad teevad ikka. No viimane aeg oleks see pood kinni panna, mis seda raha niimoodi põletab. Ja, ma võin tuua hea näite, ilmselt see mõju on jõudnud juba ka siis ütleme riigi tasandilt juba siis ütleme kohaliku omavalitsuse tasandile, et mis puudutab lasterikaste perede toetusi, neid on kogu aeg vaikselt väiksemaks võetud, et mina oma 3 lapsega meie kvalifitseerume ka sellise lasterikaste perede hulka, siis mul abikaasa eile ütles, et kuna mul abikaasa tegeleb laste vedamisega ühte ja teise trenni, siis et vallast on hakatud juba väga täpselt ja põhjalikumalt uurima ja eesmärk on selge näha, et piirata toetusi, eks ole, ja hakatakse ikka pihta, eks ole, nendest, kes ise häält kindlasti vastu ei tee, lapsed ja vanurid. Nii. Neid kärpekohti oleks teisi ka, me võiks neid ettepanekuid teha terve hulga. On väga häid ja sealt saaks palju rohkem raha, eks ole. Mis me siis nüüd teeme? Me võime tutvustada veel mõnda meie tehtud, meil on siin laua peal terve virn pabereid ja ega me siin ei laiskle. Rääkisime riigile tehtud Riigikogu otsuse eelnõust, rääkisime vallale tehtud otsuse eelnõust selle hulluse peatamiseks, kuni ei ole neid normatiive kehtestatud, et ettevaatus ja ennetusprintsiip on väga tähtsad. Tagantjärele tarkus on alati rumalus, kui saab juba eelnevalt ära reageerida. No, me jätkame selle teemaga. Ja nüüd teine valdkond, mis siis lisaks nendele Saaremaa valla pädevuses olevatele maatuuleparkidele on ju seotud nüüd meretuuleparkidega ja siis selle 330 kilovoldiste transiitelektriliinidega, mida tahetakse Saaremaalt läbi teha. Ja kui me võtame paari aasta taguse Eleringi algatuse, et mis see lähteülesanne oli, ta sai majandusministeeriumist, siis anti Eleringile formaalselt ülesanne. Elering tellis siis ühenduse tegemise Saaremaa läänerannikule rajatavast meretuulepargist elektri viimiseks mandrile ja kuni Paideni. Ja kuna see 330 kilovoldised liinid tulevad Lihulas vastu ja tuleb üks siis Tallinna suunalt ja teine Pärnu suunalt, siis sellest on veel vähe, tuleb suruda seda voolu ka veel Paide suunas, kuigi küsimus on selles, et kellele siis seda tegelikult vaja läheb ja kui ta meile elektri ainult kallimaks teeb, et kui Eestis juba praegu kohati on 150 korda elekter kallim kui Soomes, et kellele siis lõpuks kasulik on. Ja nüüd hiljutised uudised nende meretuuleparkide edasimüügi kohta Saaremaad puudutavad nii Läänerannik kui ka Liivi lahel olevad meretuulepargid, et meie siis Enefit Greenile, nii-öelda riiklikule ettevõttele antud meretuulepargi üks osa müüdi juba mingile Jaapani ettevõttele mingis osas edasi ja selle Jaapani ettevõtte taga on siis Warren Buffett, üks suur globalistide finantseerija. Nii et ka see Jaapani ettevõtte nimi seal taga ei pruugi tähendada, et see on Jaapani kapital. Ja need ülejäänud meretuuleparkide alad, mis siis on eelmisest aastast alates järjest maha müüdud, on müütud erinevatele küll siis Norra, küll siis mingitele Leedu ettevõtetele, mille kapital on 2500 eurot ja mis on tegemist siis tankistidega. Ja kuhu seda kõike edasi müüakse ja kes sealt kasu saab, kohalikud igatahes mitte. Ja nüüd, et meie siin vallavalitsus väidab, et me sellest kasu saame, on ka puhas vale. Sellepärast, et elektrivõrkude haldavad ettevõtted, kes siin on aastakümneid Saaremaale vajalikke elektrikaableid uuendanud, sellel aastal siis anti eelmise aasta teo tiitel nendele, kes võtsid maha siis Väinatammilt ühe viimase 110 kilovoldise liini, kuhu siis palju luiki rände ajal ennast surnuks lendas.
mis oli natuke üle 3 kilomeetri pikk ja siis sealt mööda maad edasi Orissaare alajaama veel paar kilomeetrit. Nii et siis võib-olla kokku 5 kilomeetrit võeti liini maha ja asendati merekaabliga läbi väikese väina otse Orissaare alajaama. Ja see oli siis aasta tegu, aga samal ajal siis üritatakse nagu 100 kilomeetri pikkust liinitrassi Saaremaale ehitada uut, milles on siis läänerannikule ulatuvat, milles on siis 2 mastirida, mõlemad siis 2 330 liini, tõenäoliselt 110 veel lisaks, ja selle liinikoridori laius on siis 240 meetrit. Ja seda on siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, vahepeal siis Maa- ja Ruumiamet Põllumajandusministeeriumi asemel all planeerinud ja eelmise aasta novembris, kui nad siin käisid neid liinikoridori variante tutvustamas, oli tegemist veel 1 liiniga. Ja väidetavalt siis edasi on tegemist Eesti-Läti ühendusega, mille teine osa siis läheks sealt läänerannikult Lätti. Nüüd on ilmselt Läti keeldunud, sellest ei räägita, et nad üldse seda elektrit Läti ei taha, nii nagu nad ei taha Rail Balticut ehitatakse Läti piirini, lätlased on öelnud, et rohkem nad seda enda territooriumile ei taha, raha kulutatakse ikka ja samamoodi kulutatakse raha siis selle Saaremaa läänerannikule nüüd siis 2 kõrvuti 330 liini planeerimiseks, kuhu alla ka üle miljardi tahetakse raha kulutada. No üldiselt lätlastest võib aru saada, näiteks see tähendab seda, et neile tuleb tohutu hulk sellist elektrit, mis ei ole nagu stabiilne, on ju. Milleks nad seda... Ja nad peaksid seda stabiliseerima hakkama ju. Ja nende toetust, ma ütlen, et esimene pääsuke, tuli, valitsus oli sunnitud hiljuti tegema otsuse nende meretuuleparkide eraldatava 2,6 miljardise riigipoolse toetuse edasilükkamiseks, ei tähenda, et sellest keelduti. Oota, aga ma küsin seda, 2,6 miljardit, mis see oli, eks ole, kas see antakse siis erafirmadele? Jah, see antakse nendele arendajatele. Arendajad ju arendavad seda, aga see on nendele toetus. No, see ei ole ainus toetus, seal arvestati veel 10 miljardiga lisaks, mida siis lähema 15 aasta jooksul tuleb maksta. Et tegelikult see on nii hoomamatu ja suur raha ümberpumpamine, et seal taga kindlasti ei ole ainult Eesti otsustajad, Eesti firmad seda ka ei saa, lihtsalt on tegemist võõraste isandate kuulekate teenritega meie valitsuse asemel. Ja nii on ka kahjuks mure ju selles, et Saaremaa vallavalitsus, nii nagu ta vallavanema selgituses ole, et kui valitsusest käsku ei tule, tegelikult teenib ta valitsust sealt saadavaid käske, mitte kohalikku rahvast. Ja nende liinide, 330 liinidega oli siis 25.–27. veebruarini siin Saaremaal mitmed eraldi nii-öelda kaasamiskoosolekud jutumärkides. Tõepoolest rahvas oli väga huvitatud, olid kohal, Orissaares ei mahtunud rahvassaali ära, kes tahtis, osad pidid ära minema, aga need esindasid siis seda kohalikku elanikkonda, kes siis sellest asjast tegelikult väga vähe teadis ja keda ei ole ka informeeritud ja kelle maadest siis neid liine on nagu üle plaanitud tehtama. Ja rahvasõnum oli selge, et me ei lase oma maale siukseid hulluseid plaanida, lõpetage kohe, minge ära koju. Miks te seda teete, kui meil seda tarvis ei ole, sest et senised olemasolevad liinid, merekaablid, mis Saaremaad ühendavad, on vähemalt 3-kordse tugevusvaruga, et üle 3% ei ole Saaremaal kunagi voolu vaja läinud ja väited, et meil hakkab siin Saaremaal arendatama mingit väga elektrimahukat tööstus, et meil läheb tingimata seda voolu rohkem vaja, on puhas jama, sellepärast, et ka see 330 liinil ei ole planeeritud mitte ühtegi alajaama, millega Saaremaa seda voolu saaks. Lihula on siis esimene, kus Lääne-Saaremaalt viidav elekter, eks ole, suurde võrku läheb. Et tegelikult see meie olemasolevate liinide tugevus on piisav. Meil ei ole piisavalt pandud kaablisse väikseid jaotusvõrgu 10 kilovoldiseid liine, mis siis märja lume ja tuulega puudega kokkupuutes välja ennast lülitavad ja mille tõttu meil siis sügiseti on sageli mitmepäevased elektrikatkestused. Nende metsavaheliste lõikude maasse panek ja kaablisse panek kohati toimub, nendel on tööplaan olemas, aga see on suhteliselt aeglane. Ja nendes lõikudes, kus see 10 kilovoldine kaabel on maasse pandud, võib mets rahulikult peale edasi kasvada, ei ole vaja neid lagedaks raadata neid liine. Ja ainukene siis ilmselt täigendus, mida tehakse, on see, et Saaremaalt siis läheb ka Hiiumaale vool, sinna läheb siiani ainult 35 kilovoldine
kaabel ja Saaremaa, Hiiumaa võrk tervenisti on 35 kilovoldine, mitte 110. Et seda siis tahetakse ka arendada, et Leisi alajaamast tõmmata siis 110 voldine 35 asemel olemasolevasse liinitrassi ja panna 110 kilovoldine kaabel. See isegi on juba valmis võib-olla, aga plaanid olid, et nad sellega varsti valmis saavad ja siis tuleks uuendada ka natukene Hiiumaa võrku. Aga sellest piisab, kui Hiiumaa on seni saanud hakkama 35 kilovoldiga ja pannakse 110, siis on nendel vähemalt 5-kordne varu. Ja Saaremaal on endiselt vähemalt 3-kordne varu. Ja need üksikud ettevõtjad, kes siis elektrimahukat tööstust on teinud, on ise rajanud endale kas siis tuulikud või 2, nii nagu Baltic Workboats oma tarbeks, vedanud ka selle 10 kilovoldise liini Sikassaare alajaama. Meil on seal Salmes 7 sõnajalgade tuulikut. No nende puhul peame ju aru saama, et nad panevad oma voolu siis olemasolevasse 35 kilovoldisesse liini, siis sinna ka 100 voldistele, aga rohkem sinna ei mahu. Nii et tegelikult meil seda tuuleenergiat toodetakse ka Sikassaares, kus on praegu 3, vist tehakse 4 tuulik, et mingi arv neid tuulikuid Võhmas vist planeeritakse 1. Saaremaa oma tarbeks neid tuulikuid on tehtud, nende vastu me väga ei ole olnud, aga need samad mõjud, mis siis seal saardes avanevad nende suurte tuulikute puhul ja väga kaugele, on tegelikult Salme asulas ka tunda, nii et see on ka, tegelikult on see probleem, et see on ka seni uurimata ja inimesed oma tervisemuredega ei ole veel abi saanud. Aga nii kalli elektriga pole ju midagi peale hakata. No neile, kes neid tuulikuid omavad, on ta ikkagi, kuidas nüüd öelda, sampo, kullaveski, eks ole, ja rahvale on ta tööstus, kui sa ise endale selle tuuliku teed ja saad veel lisaks elektri tootmise eest roheenergia tasu, siis see ettevõtte loomulikult on kasumis. Aga me ei saa nagu riigile tervikuna anda kõikidele tasuta seda peale maksta, sest tervikuna ikkagi riigis olev elekter peab olema juhitav ja siis, kui tuul ei puhu ja päike ei paista samuti. Nii et selle nii-öelda põlevkivijaamade päästmise ja edasi töötamine vähemalt järgmised 25 aastat me peame saavutama ja siis järgmiste juhitavate võimsustega jaamade ehitamine selle ajal ette võtma. Et see hull plaan asendada kõik tuuleelektriga on kellegi kuritegelik kavatsus nii rahva tervise, looduse hävitamise kui ka raha ümberkantimise tõttu ja see tuleb kohe lõpetada. Jah, ma vaatasin, et vaata, me ühendasime ennast Venemaast lahti. Nüüd läks elekter kõvasti kallimaks. Kuskil poole kallim on, suurem arve on minul näiteks meie firmal ka. See on see börsi värk ja kõik need hinnad, aga tegelikult me varastasime Venemaa vooluvõrgust elektrit viimased aastad, sellepärast et see ühendus oli olemas. Oli 2 asja, üks oli vool ja teine oli siis see stabiliseerimise mehhanism. Millegi eest natuke maksti, millegist öeldi lahti, aga nii kaua, kuni see ühendatud oli, siis vool ju liikus mõlemas suunas. Venemaa oli ikka päris siis tubli ju meie suhtes. No ma ei tea, kas meie 7 kaablit väidetavalt suurt liini ühendas siis Eestit, Lätit ja Leedut. Aga hoidis meie sagedus stabiilne, on ju? See oli see süsteem, mis siis nõukogude ajal ehitati ja mis siis nüüd asendati. Et asendati siis ta ühe niidikesega, ühe liiniga Poola läbi Suwałki koridori. On olemas ju meil ka need Estlink 1 ja 2 ja Leedust on mingi merekaabel Rootsi, aga need on alalisvoolukaablid ja seal seda pinge reguleerimist nende me saaksime Valgevenest väga odavat elektrit. On ju? Tuumaelekter on seal ka väga aga me teame, et Venemaa naftat ja gaasi ostetakse endiselt ja väidetavalt on need summad suuremad kui need summad, millega siis Ukrainat toetatakse. Et tegelikult meie siin piiri ääres oleme jäänud nagu vaeslapse ossa, aga need, kes tankeritega, mille ankrukettidega need meie merekaableid puruks veetakse, seda naftat ostavad üle maailma. Äri käib edasi. Äri käib edasi. Ma olen vaadanud, et seal Euroopa Komisjonis või seal parlamendis on ju räägitud seda puust ja punaseks, et me ostame Vene naftat ringiga ja palju kallimalt. Ta võib olla nimetatud Kasahhi naftaks või ma tean milleks, kui ta sinna tankisse pannaks.
nojah, ja Venemaad me oleme, vaata, ameeriklased ütlevad ka, et me Euroopa Liit rahastab nii Venemaad kui Ukrainat, et sõda käiks. On ju? No Euroopa Liidu puhul ma selle rahastamise ja kogu selle hulluse juures näen, et ta ikkagi koorib meid praegu alastamatult ja need hullud plaanid, mida meid sunnitakse täitma, võtame selle, mis on meie puutes ja selle Venemaa asja me võime jätta kõrvale, kuna meist see üldsegi ei sõltu. Nagu me tõdesime, Eesti, Läti ja Leedu riigipäid ja meie nii-öelda riigist Euroopa Liitu saadetud ametnikke ei kuula enam mitte keegi. Ja kui me oleme muutunud subjektiks, objektiks, saate aru, mis tähendab rahvusvahelise õiguse subjektiks olemine, kui sa võid ise oma riigi nimel sõlmida lepinguid ja objekt on see, kelle suhtes otsustavad teised, et tänu Euroopa Liiduga liitumisele ja kogu sellele nii-öelda äraandmiste poliitikale oleme me tänaseks kõigest objekt. Ja mida me saame teha, oleme rahvusvahelisel tasandil ja mida me saame teha, on siis kaks asja, et me saame eelkõige üritada muuta seda poliitikat, muutuda uuesti subjektiks, muutuda uuesti riigiks ja üritada oma õiguseid kaitsta nii siseriiklikult kui välisriiklikult. Ja teine asi, millega me siin siis tänases saates veel pisut võiksime tutvustada, on siis need, mida me siis oma saarlaste kui põlisrahva õiguste kaitseks Eesti riigiga nii-öelda väideldes, kuhu me oleme siis jõudnud, et saarlased on ennast siis põlisrahvaks kuulutanud 2 aastat tagasi, läänlased juba 4 ja virulased 3 aastat tagasi, võrukesed samuti 2, saab varsti täis ja nende maade, Eesti teistel maadel toimub põlisrahva enesemääramiste laine vaikselt jätkub, pärnakad on ka seda juba teinud, pärnulased küll, mitte pärnakad ja ilmselt ka Viljandimaal ja mujal Harjumaal jõutakse varsti järele. Ja mis me siis oleme teinud seoses nende, miks see asi üldse algas ikkagi sellest, et kui keegi võõras tuleb ja müüb maha meie mereala, saarlaste põlised merealad veel mingitele võõrastele. Kus ta selle omanikuks sai? Meie käest ei ole küsitud, väidetavalt on tegemist riikliku eriplaneeringuga, aga me oleme kodanikud ka, meie ei ole selleks nõusolekut andnud, ja me avastasime, et on hulk rahvusvahelisi leppeid, millega Eesti Vabariik on liitunud ja mille kaudu siis peaks olema tagatud ka Eestis elavate põlisrahvaste õigus. Eestis esindab siis põlisrahvaid õiguskantsler. Ja õiguskantsler pidi andma nüüd viimase aruande Eesti põlisrahvaste olukorrast 31. jaanuariks sellel aastal. ÜRO-st tuli vastav ringkiri, ilmselt seda on ka tehtud, see oli väga selgelt selles juhises öeldud, et kohalike põlisrahvaste kaasamise meiega koostöös tuleb seda teha. Kahjuks meie poole keegi ei pöördunud. Selle tõttu me oleme esitanud siis õiguskantsleri nüüd veebruari lõpus selgitustaotluse, kus me siis soovime selgitust, kuidas siis selle põlisrahvaste õiguste kaitsmisega siin Eestis on ja kuidas nad siis sellele ÜRO-le aruande kirjutasid ja mida nad sinna kirjutasid. Meid nad igatahes kaasanud ei ole. Ja viitame ka küsimusega, et kas ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsioonist tulenevalt Eesti riigile õigused ja kohustused ka laienevad. Et kas see on kehtivaks dokumendiks, mille saab põlisrahvaste oma õiguste kaitsel tugineda või mitte. Ja hulk küsimusi, ootame siis õiguskantslerilt selgitustaotlusele vastust, sest on olemas selline seadus nagu märgukirjadele ja selgitustaotlustele ning kollektiivsetele pöördumistele vastamise seadus. Ja kuna märgukiri meie olemasolust õiguskantslerile pole vajalik, ta peaks ju isegi teadma, et me oleme olemas, siis me küsisime tema käest kohe selgitustaotluse. Ja teise paki siis märgukirju me saatsime majandusminister Erkki Keldole nüüd Saaremaal põlisrahva kogukondade poolt, mida esindavad siis hulk kihelkondades loodud kihelkonnakogusid. Need kihelkonnakogud tegid siis eraldi märgukirjad nende kihelkondade põlisrahvaste poolt, keda nad esindavad ja tuletavad siis Erkki Keldole meelde neid rahvusvahelisi leppeid, millega siis on põlisrahvaste õigused tagatud ja vastavate lepetega on sätestatud, et riigid ei tohi midagi põlisrahvaste maadele kavandada ilma nende eelneva, vaba ja informeeritud nõusolekuta
ja et põlisrahvaste diskrimineerimine ja nende põlisteks asualadeks olevate maade ja merealade hõivamine on keelatud. No me viitame siin ka kirjas sellele samasele märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamise seadusele, kus on öeldud, et kui adressaat leiab, et ühtegi märgukirjas esitatud seisukohta või ettepaneku arvestada või märgukirjale vastata või selgitustaotlusest loovitud teavet või selgitust anda ei ole tema pädevuses, edastab ta märgukirja või selgitustaotluse pädevale asutusele või organile vastamiseks viivitamata, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul märgukirja või selgitustaotluse registreerimisest ning teavitab sellest isikut lõikes 8 sätestatud korras. Ühesõnaga, me peame saama siis ka teate, kui majandusminister on selle edasi saadud, reaalselt majandusministri põlisrahvaste suhtes mingit pädevust ei ole. Et ta peaks selle kirja edastama õiguskantslerile, et kui ei saa ise aru, et siis sellest saatest me ka ütleme selle otse välja ja lõpuks jõuavad need paberid ikka õiguskantsleri lauale. Nii et eks me enda õiguste eest sõdime. See tähendab seda, et kui alustati siis Saaremaa läänerannikul merealade müüki meie tahte vastaselt, siis me vaidlustasime need tehingud halduskohtus. Halduskohus Saaremaa põlisrahva kollektiivset kaebeõigust ei tunnistanud. Kollektiivse kaebeõigusega on üldse kehvasti Eestis, kõik kodanikud võivad pöörduda kohtusse oma isiklike õiguste kaitseks, aga põlisrahvas ongi kollektiivne organisatsioon. Ja selle sama põlisrahva õiguste kaitseks vajaliku kollektiivse õiguse tagamiseks peaks siis Riigikogu võtma vastu seaduse, mis siis ratifitseerib need rahvusvahelised lepped, millega Eesti Vabariik on liitunud. Seni seda veel tehtud ei ole. Ja selle tõttu kohus ka nii otsustas. Aga no kui kohtusse pöörduda, siis tuleb läbi kõik 3 astet, need said meil jaanuariks läbi. Ka ringkonnakohus ja Riigikohtu loakolleegium siis vaagisid meie kaebust ja leidsid, et halduskohtul oli õigus, et meil kollektiivset kaebeõigust nende arvates ei ole. No see oli ette teada. Me kartsime, et see läheb kauem, aga sai poole aastaga läbitud. Õiguskantsleri poole pöördumine tuli nüüd seejärel, kui kohtust vastus tuli. Ja Riigikohtule me oleme siis esitanud rahvaalgatuse, mis on siis praegu jõudnud Riigikokku ja on õiguskomisjonile menetluseks saadetud. Nii et kui see üks seaduseelnõu on praegu majanduskomisjonis, siis rahvaalgatus on suunatud õiguskomisjoni veebruari lõpus, 20. veebruaril, ja me ootame, millal see siis õiguskomisjoni päevakorda tuleb. Ja sinna me siis ka vastava eelnõu esitame, millega neid rahvusvahelisi leppeid, millega Eesti on liitunud, tuleks Eesti seadusruumis siis ratifitseerida. Ja sellega on nagu see ring täis, kohtus kuni Riigikohtuni on käidud, õiguskantsleri poole on pöördutud, Riigikogu poole on pöördutud, ootanud vastused ära, järgmine on siis tegemist pöördumisega juba rahvusvahelise tasandil Euroopa Inimõiguste kohtusse, sest Euroopa Inimõiguste kohus rahendab otseselt neid probleeme, mis on inimõigustega rikkumisega seotud, ja meie maade ja merealade müük ilma meie tahteta on selgelt inimõiguste rikkumine. Nii et see jõuab Euroopasse ka õige varsti. No ütleme siis tähtajaliselt on niimoodi, et Riigikohtu otsusest 4 kuu jooksul tuleb kaevata. See otsus tehti jaanuari alguses. Meil on siis veebruar, märts, aprill, mai. No mai alguseks peab olema tehtud. Ei ole ilusti graafikus ja jõuame ka sinna. Nii et Eesti Vabariigi tänase võimuliit ei ole kuidagi arvestanud sellega, et oma röövelikus tegevuses ja meie diskrimineerimises, meie maade ja merealade müügis meil põlisrahvad veel alles on. Aga me oleme. Ja sellega nad ei arvestanud, et see sama venemeelsuses süüdistamine tuleneb otseselt ka sellest, millega me siis tegeleme. Et reaalselt ei ole me mitte kuidagi Venemaaga seotud ja see lahendus, mida me pakume, on ka päästerõngas tegelikult Eesti edasisele eksistentsile. Muidu see riik kahjuks tänaste valitsejate juhtimisel võib maailmakaardilt kaduma minna. Neil äkki ongi selline see võib ju kellegi ülesanne olla, jah. Aga noh, teeme, mis me saame. Nii, et enam-vähem on nagu
praegu nüüd pilt selles vallas selge, kuidas teil elu või kuidas... No me teeme edasi veel, et kindlasti me teeme nüüd ka järgmised märgukirjad selle sama seaduse alusel, et kui juba jõuame sellesse olukorda, kui volikogu keeldub eelnõude vastuvõtmisest viitega, et tal ei ole pädevust Saaremaal. Kuidas ei ole pädevust? No mis me siis teeme? No nad ei taha, eks ole, nad tahavad, et saaks kuidagi keskvalitsuse poolt tulnud käsku täita. Aga meie tahame, et volikogu teeks rahvatahet. No siin me jäämegi vaidlema, et see on ju niisugune osa meie elust. Aga tõepoolest... kui palju teil näiteks, kui palju seal volikogus teil üldse sellist toetuspinda on siin praegu? No ma küsiks seda, et kui palju on volikogus inimesi, kes ise mõtlevad? Mitte mõtlevad, vaid kes on läbi lugenud need eelnõud, mis tulevad volikogu päevakorda. Ei ole palju, väga vähe. Nad lihtsalt hääletavad selle poolt, mis neile öeldakse. Ja, see on olukord. Et mõelge, kui te valite volikokku inimesi, et keda te sinna valite, et kas nad täidavad kuulekalt võõraisanda käske või esindavad ka valija. Nii? Ega, mis me siia lisame, see on Eesti Vabariigi arengu loogiline tulemus olukorras, kus me oleme muutunud rahvusvahelise õiguse subjektist objektiks, oleme ära andnud palju õiguseid, oleme ära andnud ka maha, ühesõnaga Eesti Vabariigis on kohalike omavalitsuste õigused kõige piiratumad Euroopas üldse. Kohalik omavalitsus on tegelikult keskvalitsuse täidesaatev organ ja mingeid oma otsuseid saab väga vähe teha. Aga ka see on asi, mida tasuks tagasi muuta. Et kuule, varsti vist ei tohi enam puudega kütta ka. On mingi direktiiv. No kui võõraid käske kuulata järjest, siis see võib olla ja usinalt täita võõraid rumalaid käske, siis see võib küll jõuda nii. Et sul ei tohi pliiti olla enam majas. Me saame ikkagi öelda, et me ei täida seda käske. Olemas? No minu maja ongi hinga pahikütte pealeks. Aga nii. Võime võtta... Meil kõigil on ahjud ja pliidid. Kuule, aga sa vist ei saa emal seda luba enam seda... Ja, järgmiseks korraks võime võtta selle... Kristjan kasutas mitu korda mõistet, eks ole, maade hõivamine. Et vaatame seda meie üldplaneeringut selle pilguga, et kuidas ilusate siltide all, selliste siltide all nagu miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik hõivatakse uue üldplaneeringuga siis põliselanike elualasid. Kuidas nad saavad hõivata? No neid joonistatakse meile valdselt, neid alasid. Jaa, võtame järgmise teemana selle järgmine kord ette. Nii. Räägime selle läbi, inimesed ilmselt ei tea seda, keegi ei loe üldplaneeringut, aga... No ühesõnaga, mitte midagi ei juhtu, kui see üldplaneering veel lähiajal vastu võetud ei saa, sellepärast, et eelmised planeeringud näiliselt kehtivad, aga tuleb ka aru saada, et kehtib siis ka see maakonnaplaneering, kus need tuulealad on sees. Ja nende vastu siis vahepeal Kaitsevägi ja radarid ja muud asjad, nii nagu Rootsi keelas ära, et ei saa riiki kaitsta, kui neid tuuleparke ehitatakse. Aga nüüd siis nende uute alade joonistamisega Saaremaa valla uude üldplaneeringusse läheb siis nagu me kuulsime paar aastat. Aga kui nad ei kuula rahva tahet, kui nad ei võta neid kohe planeeringust välja ja jätkavad igasuguste uuringute tegemisega. Millal? Sügisel. Nüüd sügisel juba. Siis lihtsalt kulutatakse rahva raha asjatult ja kuritegelikult. Sellepärast ka seesama miljard meretuulepargi ühendamiseks vajaliku elektritrassi rajamiseks, mis tuleb ka üle omanike maade, mille puhta me ütleme samamoodi, et me ei anna oma maad. Ütleme kohe ära, me ei anna oma maad, ärge planeerige, ärge kasutage riigi raha, te ei saa seda maad. Ja te ole kulutate riigi raha. Aga nad ütlevad, et me tuleme suure traktoriga. Suurt traktorist me ei karda. Tankidega siis. Tank Eestis ei ole. Et lihtsalt nende rahva tahte vastaste otsuste tegemisega tuleb lihtsalt lõpetada. Nii, selge. Sellise hea lausega me siis lõpetame praegu, on ju, selle saate. Teeme midagi targemat. Jah, nii et suur tänu teile, Anti Kukele ja Kristjan Moora olid siin stuudios täna ja vaatame, kuidas edasi läheb. No, pöördume jälle
taevaisa poole ja paistab, et amen. Amen, et sellega me saame kindlasti abi. Just. Ja. Nii et kohtumiseni. Aitäh! Aitäh kutsumast! Nägemist!